Nii, tere jälle. Vahepeal oleme siis päris mitu asja pagili külge saanud, nagu on juures olevalt pildilt näha. Nüüd on saanud nii palju tegeleda, et mootor on peal, tihver on küljes, kardaan on küljes, esiots on sisuliselt kokku laotud, roolikarp on küljes, amordid on küljes, pidurisüsteemi selle osa, mis raami küljes on, siis torustiku tegin ära, panin külge pidurisilindri, roolivõimendus on küljes, mootor koos kastiga, nagu öeldud, on küljes. Siis on tegelikult mootori ümbrus ka praktiliselt kokku laotud. Et siin on, lähemalt vaatame siis, tegelikult kogu sisselaske osa on küljes, turboradikas on küljes. Õlitussüsteem on sisuliselt nii kaugel, et võib õli sisse lasta. Siis on, siit on näha, on üks õlijahuti veel. Kütusesüsteem, kütuselott, kütusetorustikud on küljes. Sisselase, väljalase on küljes, turbo on küljes. Ka turbotorustikud on olemas juba küljes. Et sisuliselt hakkab nagu looma midagi. Vaatame veel, kõnnime siit ringi natukene, siis siin on juba natuke rohkem näha. Et siin on seda turbot nüüd näha. Ja siin pool on näha see õhuvõttu natukene, seda vaatame hiljem lähemalt ka. Mis see endast kujutab. Siin on need solenoidi plokid, mis seda wastegate'i, mitte wastegate'i, siis seda külma õhu ALS-i siis juhib või ALS-i klappi. Ja nii edasi. Siis see ringi peale. Näha roolivõimu. Läheme selle esiotsa juurde. Siin on näha siis seda tihvrit. Seda metsad, amordid on küljes, siin on näha amordinookurid, pidurisilindrit ja nii edasi. Aga räägiks selle auto siis sellest jõuülekandest, et see, mis jääb siis mootori ja rataste vahele, et kuidas saadakse siis, tegemist on nelikveduse autoga, et kuidas siis see jõud sinna siis läbi mille jõuab. Siin on näha esitihvrit. Esitihvri korpus on pärit Volkswagen Põrnikalt. See on nüüd see vana Volkswagen Põrnikas veel. Ehk siis see keskmine osa korpusest on siis selline magneesiumisulam mingi. See korpus on siis tegelikult siis selle Põrnika käigukast. Võib-olla mõni, kes on näinud, tunneb ära, aga siit on sidurikoda maha lõigatud ja teisest otsast on kasti osa maha lõigatud. Jäetud ainult see osa, kus see tihver sees siin on. Siia on pandud siis külgede peale tugevamad kaaned. Ülekanne on sees 3875 ehk siis selle, kas ta oli siis 1,6 Põrnikas või mingisugune, ühesõnaga siuke viimase tugevam. Ja sellise versiooniga olen ma sõitnud siin üle 10 aasta, et selle ei ole kunagi. Ükskord tegelikult on midagi juhtunud. Siin on, otsas on üks suur topeltlaager. Ja selle topeltlaagril ükskord läks ära, separaator läks puruks. Ja tekkis vibra ja kolin ja jäin raja äärde ja kusjuures isegi peale laagri vahetust kõik see peaülekanne kõik terveks, et see sõidab senimaani siin. Siin on neid tugevamaid küljekaani näha. Ja lisaks on siin veel otsa on tehtud siuke tugevduskaan, mis seda otsast ka siis, see otsakaan on kasutatud ära veel lisaks selle roolikarbi kinnitusena. Ja siin on näha seda roolikarbi otsa. Et siin on siuksed suured alumiiniumist kammitsad tehtud, mis seda roolikarpi siis hoiavad kõvasti kinni. Ja see tihvri tagumine kinnitus on siis läbi nende
läbi roolikarbi kammitsate, ehk siis tegelikult esimene raam ja rooli difri kinnitus on siis, ta on nagu üks tükk, et saada siis ta hästi jäigaks ja et siit mingisuguse küljelöögiga ei oleks võimalik seda siis külje peale ära sõita. No, siin on näha nüüd kinnitused sinna. Siit läheb kardaaniga, kardaanil on praegu katte peal, siin eelmise videofilm sellest taustast on võimalik näha ka sellist juppi, kus siin on seda kardaani ennast näha, siin on praegu katted peal, et FIA nõuab siin 1,5 mm plekist sellist koda peale, et ta, kardaan sõgab kiiresti ringi, et purunemisel ei saaks sõita siis pihta. Siin otsas on üks, võtame siit poolt, siit on üks kõrgem osa, seal on siis üks kardaanirist. Tuleme siiapoole, siis siin all on teine kardaanirist peidus ja siit lähme siit alt, siis siit mootoriruumist on näha, kuidas see kardaan siit välja tuleb, siin on kolmas kardaanirist. Siin on ta siduri koja vaheplaadi külge on pandud siis selline sfääriline või laager, millel on siis siuke sfääriline kummikatt ümber. Ja siit läheb juba täisvõlliga ja siit läheb ta siis otsapidi käigukasti. Ühesõnaga, esitihver on ühendatud siit käigukasti tagumise otsaga. Siin on näha seda käigukasti, et see käigukast on mul ka vanast ajast siin jäänud alles veel, et sellega ma olen sõitnud aastast 2010 äkki või, et siin on tegemist Renault 25 käigukastiga, see on siis UN1, seda oli Renault 25 sellisel autol nagu kas sellistel, millel oli kas V6 mootor peal või siis turbo mootor mingisugune. Ja peale seda kasutati sellist käigukasti veel näiteks Renault, mis eraldi mudel oli, Alpinel, siis Lotus Espiritil ja siis seda pole küll ise näinud, aga räägitakse, et sellisel imeautol nagu DeLoreanil. Ja sellist kasti kasutasid ka superbugid siin, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi. Sellest on jäänud muidugi 2 korpust ja peale selle 2 korpuse siis peaülekanne ehk siis tigutaldrik. Tigu on juba ümber freesitud niimoodi, et siin on üks spetsiaalne võidusõidu sisu lastud tšehhidel sisse teha. Tšehhid on selle kunagi omal ajal välja töötanud nii suurele kui väikse klassi autole. Ja see on päris hea ja tugev kast. Ega ta väga raske ka ei ole, et on väga hästi töökindel olnud, et mina olen temal vahetanud, õigemini vahetanud ei ole ma tal midagi, ma olen neid käiguvahetustooge natukene peale mõnda hooaega lasknud nagu üle käia, taastada, et nad väga hulluks ei läheks. Ja see on ka ainuke asi, hammasrattad on tal nii jämedad ja tugevad, et sellest paneme lisaks pildi ka siia juurde, et siis on näha, et päris kompaktne ja korralik kast on. Siduri koja ots on 2 tšehhide käest saadud, see on siis magneesiumi valu mingisugune ja tegelikult see tagumise otsa ülekanne siin, see on samamoodi, see on kah magneesium, sellepärast ta siukseks aastatega siukseks halliks ja tuhmiks ja imelikuks on läinud, et ta kole kuri oksudeeruma. Aga iseenesest sisu siin on väga hästi töötanud. See on selles mõttes huvitav, et ta on 4 hasliliitusega kast ja siit poolt nurgast, mis see tross siin on näha, siit kaudu käib tagurpidi käik tal. Ehk siis selleks, et mitte seda käigu vahetussüsteemi ennast nagu keerulisemaks teha, et on ainult, antud juhul siis on ainult 2 liini, et on siis esimese teise käiguliin ja 3. 4. käiguliin ja tagurpidi käiku tõmmatakse eraldi trossiga sisse tal. Ehk siis tõmban käigukangi
siis vaba käigu peale ja teise käega tõmban siis tagurpidi käigu ja ongi tagurpidi sees. Et see lihtsalt kasti eripära, et saaks vist panna lülitama ka niimoodi, et käigukang seda lülitab, aga just seda, et kui on 4 käiku ja 2 liini ainult, siis käigukangil siis on jube hea ja lollikindel, et ei anna nagu eksida kuhugi suunas, et valet käiku sisse tõmmata, tagurpidi käigu liini peale panna või midagi sihukest, et tõenäoliselt sellepärast on ta niimoodi tehtud. Siduri lülitus on siin puhtalt trossiga. Siin on ilma kõrita tross, läheb ette välja ja siin on näha seda hooba, mis teda tõmbab siin. No see on jalgratta pedaalist tehtud, on hea tugev alumiinium olnud. Selle kastiga olen ma ise näinud hullu vaeva. Kuna sellel autol on pendelvõlliga tagasild, sellest räägib hiljem. Pendelvõll lihtsalt tekitab seda, et see käigukastil peab olema, ei saa panna flantse niisama otsa tihvrisse, vaid on vaja ka sellele flantsile tugilaagrit, sellepärast et see pendelvõll siin kangutab seda väljund võlli päris tugevasti üles alla. Ja tšehhidel oli siuke lahendus, et neil oli selle lisalaagri panemiseks siia. Nad freesisid siin mingisuguse siukse rõnga ära, tegid alumiiniumist flantsid ja siis keevitasid nad see 2 poole korpuse külge kinni. Ja mulle siuke sopilise käigukasti keevitamine nagu üldse pähe ei mahtunud. Ja ma nägin ilge vaeva ära, ma joonestasin valmis terve selle kasti sellisena, et ma suutsin alumäkist teha 2 poole siis sellised, siin on üks pool ühesugune, teine pool teistsugune siuksed flantsitoed, kus on laagrid ja tihvendid sees, mis käivad siis 2 poole keermetega külge. Siin on näha, et siin on siuksed sälgud sees, et saaks sellise toruvõtmega siis teda kinni keerata. Ehk siis siin eespool on flants, see veab ratast ringi ja siin see on siis keeratud keermega ühe kasti korpusi külge. Ja siit see on siis suur, keermega siia korpusi külge käib asi. Teiselt poolt vaatame. Siis teisel pool pealtnäha saab sama suure välja. Aga siin on jälle hoopis teistsugune see flants jälle aretatud, et näitame siit pealt ka seda kasti. Siin otsas on käiguvahetuse osa. Ja siin on seda tagumist siis vahekasti või seda otsusülekannet näha. See on natuke hämaran, aga see on näha, et kinnitus on tehtud sellise nende keskmiste jämedate poltide küljest. Ehk siis see, mis seda kasti kinni hoiab, on siit tagapool ja lisaks on see kast kinni siit eest sidurikoja juurest. Ja siin üleval on ka üks kinnitus. Ja see on kõik ja see ei hoia mitte ainult seda käigukasti siin kinni, vaid see hoiab ka mootorit kinni. Mootoril rohkem kinnitusi kusagilt ei ole. See on puhtalt kinni selle siis sidurikoja küljes. Et põhimõtteliselt ripub sidurikoja küljes puhtalt. Mis veel? Käigukastis on siis ketaslukuga tihver. See on siis siukse firma nagu Gripperi tehtud. Ma ei tea, kuidas neil ta pidas vastu sellele nendele Lootusele ja Renault'le. Eelmise raami peal, kui ta oli, läksime peale stendimist selle Volkswageni mootoriga. Läksime Laitsesse korra proovima, esimene start oli mõlemad võllid keeras pooleks. Siis ma projekteerisin selle põhimõtteliselt ümber, ma tegin siis satelliidi hammasrataste sisse, mitte ei tule võllid välja, vaid on nuut sees ja on siuke eraldi tugevast materjalist võll läks siis sinna. Et selle ma tegin ümber, nüüd tegin ka jämedamaks tule kõvasti. Et võib-olla on põhjus selles, et see pendelvõll on nii jäik, et sellepärast ta lõhub võib-olla seda kasti rohkem. Igal juhul võidlusõited, aga tihveri on ise jube hea, aga need väljund võllid olid peenikesed liiga.
et sai tehtud päris mitu, et sai 1,5 korda tugevamalt tehtud siis. Nüüd ei ole enam mingisuguseid muresid temaga olnud aastaid, et on töötanud ja toiminud. Noh, siin on sidurikoja küljes on siuke vaheplaat, siin on sisse siis peidetud sidur. Ja ega muud, see vist ei ütlema, et esimese tihvri sees, et kui ta on vanapõrnika tigutadrik ja korpuse osa, siis tihver on seal sees juba, on siis kasutatud BMW 188 seda ketaslukku. See on ümber tehtud, sinna on pandud topeltkettad sisse, rambi nurgad ära muudetud. Ja ühesõnaga sellel autol on ees ja taga, siis on lukuga tihvrid. Ja kui sellest veoskeemist nüüd rääkida veel, siis sellel autol on ka niimoodi tehtud, tal kesttihvrit ei ole, vaid tal on esimene ots, esimene tihver peab kiiremini. Seda on paljudel nendel ralliautodel ja veel ei tea millel kasutatud. Ma ei julge 100% öelda, mingi jutt on, et täna WRC-l on midagi taolist, et ei ole selles mõttes, et ei ole sellist kesttihvrit. Ja sellel pagil ei ole sellist asja ka, et saaks lahutada tagasilda näiteks ära, et käsipidurit tõmmata või midagi. Et see, selleks, et seda pöörama saada, siis temal käib jah, esimest rattak käib natuke kiiremini ringi. Siin 4% või 2,5 kuni jah, mõni sõidab kuni 10%. Et see annab selle võimaluse, et sellel autol on hea asjaks külge visata ja kurvi pöörata. See oli väidetavalt samamoodi siis juba B-rühma Audi Quattrol ei kasutatud mitte mingisugust Audi Quattro nelikveosüsteemi, mida ilgelt reklaamiti sellega, vaid tegelikkuses oli ilma kesttihvrita ja esirattad käisid kiiremini ringi. Mis siis veel? Siduri kohta. Sidur oli mul kogu aeg oli üks ühekettaline Tiltoni siis selline võidusõidusidur. No, nagu siin pildi peal näha. Vaat sellele, ütleme, seni kui ta Volkswageni küljes oli, seni ei olnud nagu väga viga. Et tegelikult ma saan hooajad aga vabalt ära sõita ja temaga mitte midagi ei juhtu. Probleem tekkis nüüd, et ma tegin 2 võidusõitu selle turbomootoriga. Siis ta kestis, aga ma jubedalt hoidsin, et teda ka stardis, et liiga palju, stardis ei libista niikuinii. Aga et koha pealt ära minnes, et ei jõuaks ära haakida, et mitte teda nimelt kuumutada. Peale seda 2 sõitu ma seda sidurit kontrollisin, aga see, ütleme, näha oli see, et ta oli ikka siukseid neid siniseid laike oli seal kole palju. Et natukene on see ühekettaline sidur tundub nii, et sellel autol väike. Aga siuke koba juhus, et ma nägin, et internetis müüdi ühte huvitavat sidurit. Ja kuna hind oli nii jabur, et ma igaks juhuks küsisin, et mis ta siis nüüd on, ja selgus, et kõik õige teha. Et ongi, et oli müüa üks ühekettaline karboniga siis siduraape. Ja jaburalt odava hinnaga ma ei uskunud alguses, et see nagu päris saab olla. Et tundub, et keegi tahab mingit, ma ei tea, mida oma arust pilti müüa ja sai kontrollitud ja müüja oli siuke konkreetne inimene ja õnnestuski ära osta. Pärast kui ma teda veel uurisin, siis selgub, et siuke sidur maksab uuena 6,000–7,000 eurot. See on siis natukene kasutatud. Ta on siis AP-s käinud hoolduses. On
on seal stenditud, üle vaadatud ja sellest ajast peale siis riiuli peal seisnud, et tegemist oli siis selle VTTC Seati või Volkswageni siis karbon siduriga. Ja mis tal veel põnevat, et ju siis selliseid autosid, millele siuke sidur läheb, enam ei ole. Aga vaatasin hooldusest tulnud siduril, et ütleme suure vedru kindlasti oli vahetatud, et sellel ei ole ühtegi jälge peale, et oleks kunagi ringi käinud. Korv samasugune, et need karboniplaadid olid küll natuke käinud, aga need olid ka, ütleme, väga väikse kulumisega. Et enamus sellest siduri ressursist on seal alles veel. Et noh, see ühekettaline mahtus ära ka mulle siin ja noh, sellega see peaks olema selle turbomootorile paras, et isegi siis, kui stardiabiga startida nüüd, et siis on võimalik teda siis niimoodi natukene kas ütleme libistada, kui tekib vajadus sellele, et see sidur nüüd peaks kuuma kannatama nüüd rohkem kui vaja, et see niikuinii siduri korv sulama hakkab. Noh, mis siin veel põnevat. Vaatame, mis siin jalgade juures toimub. Mul on kõik need trossid küljes. Sidur töötab, lahutab. Gaasipedaal kah on gaasitross küljes ja kõik liigub. Ja vaataks neid pedaale, et need pedaalid nad on väga sellist moodi nagu on kardil. Kunagi sõitsime ka kardipedaalidega, aga ikkagi natukene vedelad olid nad. Ja nüüd on tehtud siis alumekist natuke paksem ja tugevam see pedaal. Noh, pagile ei hakka panema mingisugust pedaalboksi jõletisse ja et siin on ruumi suhteliselt vähe, siin on kardaan ja teine asi, pagis võib igasugust asja siin ringi ujuda. Kui ütleme on siuke ilm või siis on mõnel võidusõidul võib-olla neid kive ja pori lendab siia palju sisse. Et see pedaalisüsteem peab olema selline, et mingi asi siia vahele ei saa minna. Iseenesest oleks ripp-pedaalid kõige paremad. Noh, pidurile saigi tehtud siis ripp-pedaalid või ütleme ripp-pedaal. Piduri silinder oli teiselt poolt oli võimalik näha, et on see ülesse pandud ja pedaal on otse, ütleme pedaali kinnitus, et kõik on pandud sellisena kinni, et need on nagu raami küljes kõik. Siin on näha seda piduripedaali. Noh, nii tuleb ta kõige kergem ja jäigem ja siia ei saa midagi vahele ka minna. Ja gaasipedaali sidur samamoodi, et on hästi lihtne, on see külje peale siuke keermega, ma ei tea, väike ketas ja keevitatud raami külje kinni. Ja siin on siis see pedaal siin selle puksi peal, siia ka midagi vahele minna ei saa. See on alumine osa on kõik ümmargune, üks kivi siia kuhugi vahele kiiluda ei saa. Kõik need piirajad ja siis nullasendi piiraja ja lõpuasendi piirajad, need on kõik niimoodi õhus, et siia ka midagi vahele ronida ei saa ja pedaal on hästi kerge ja jäik ja lihtne, et hoiab jalga kah, et jalg ei saa külje peale sinna kuhugi poole ära kaduda väga. Noh, sidur täpselt samamoodi. See on aga, et no ma ei tea, ma kergemini enam ei osanud teha seda ausana. Noh, piduripedaalil on näha, siin on tehtud mingi vasakul poole, on siuke pikem tükk, see on anodeerimata veel, et ma pean sõidusussiga korra proovima, kas tekib mingisugune võimalus siin. Kui on suurem mingisugune vajadus tekib, et vasaku jalaga siis pidurit panna. Seni mul ei olnud vaja seda. See Volkswageni mootor pidurdas käiguga nii hästi, et mul ei ole olnud vaja mingisugust siukest vasaku jalaga pidurdamist üldse teha. Siin oli see kardaan ka jalus, et ega seda lihtne teha niikuinii ei oleks olnud, aga nüüd ma siis üritasin, et ma tegin selle pedaali külje pikema. See pedaal ise peaks selle nagu välja kannatama, siin on nagu kaks plaati kõrvuti pandud. Et ta on suhteliselt jäik, et kui tekib vajadus, siis
äkki on võimalik vasaku jalaga siis natuke pidurdada. Noh, see pedaalimell on siin ühtepidi lihtne, teisipidi raami vahele teha. Noh, siit on näha ülevalt poolt siis, et see pedaal tuleb siit läbi. Siin on veel üks unipall, see on laagrite peal, siin on väiksed nõellaagrid sees. Noh, peale selle on siis külje peal veel tugilaagrid ja siis on hydraulika need rõngastihendid veel, et siin mingi sodi vahele ei saa minna. Et see on siuke hästi libedalt käib pedaal. Noh, ja. No nii, vajutan seda pedaali siit tõmmata käega, et näha, kuidas see asi siia siis ära mahub. Selle pedaali külje peal siin on näha ühte solenoidi. See on siis selle jaoks, et teda, ütleme, stardis oleks võimalik siis pidurit kinni puua. Et mul oli tehtud siuke väike süsteem siia peale, et kui ma vajutan, tulen starti, pidurdan auto kinni, vajutan nuppu, siis jääb see solenoid siin esipidurit peal hoidma. Ehk siis hoiab seda sama rõhku peal, mida ma enne jalaga siin olen vajutanud. Ja seda senimaani, kui ma siduri lahti lasen. Et selleks, et stardiabi aktiveerida, lükkan siduri alla, lükkan piduri peale, vajutan nuppu ja siis ta jääb hoidma, et nüüd kui start toimub, siis lasen siduri lahti. Siduri all on lüliti, see lüliti praegu mul küljes ei olnud, seda näha ei saanud. Ja siis saan niimoodi startida. No see on lihtsalt sellepärast, et stardis on olnud seda, et näiteks sellel autol on sidur hästi kaitstud, aga meil on olnud kunagi mure, et sidur on nagu tsentrifuug, et see tsentrifuugib endale tolmu vahele nii palju, et ta siukse suure pöördel tükib nagu tasakesi kaasa hakkama vedama. Ja siis ei jätku lihtsalt jalgu nii palju, et oma sidurit ja gaasi hoida, et selleks, et pidurit hoida, siis pole enam nagu jalgu ja mingit käsipidurit ei taha eraldi panna. Et seda muus osas ju nii vaja ei oleks. Et siis on tehtud ta siuksed solenoidiga, see on kiirendajate kasutuses asi. Ameerikast tundub pärit ka. Pedaalil on näha siin, et on piirajad ja asjad kõik siia kinni ehitatud juba külge ja nii edasi. Piduриторustik on küljes. Siit on näha, kus ta läheb ette siis kahele poole. Ja siit on näha neid voolikuid, mis läheb siis raami pidi kahele poole laiali veel. Siin on pandud ta tervenisti selle armeeritud voolikuga. Et ei hakanud raami külge toru toppima, see ei ole nii pikk jupp, et saab niimoodi ka hakkama. Mis siin veel? See roolikarp on pärit sellise auto nagu Porsche küljest. Ja kui juba siin tegemiseks läks, siis ma tegin neid, ütleme nii, et me enne kunagi sõitsime, oli pärit roolikarp Tatra luksuslimusiinilt. Lihtsalt tšehhidel oli siukest asja nagu pakkuda. Ja ta oli natuke närk kulunud juba ja see sai möödud siis vana auto koos maha. Ja siis ma mõtlesin, et mida siin kasutada ja otsisin siis Porsche roolikarbi. See sobis väga ideaalselt siin kasutamiseks. Ja just siin teisega juurde niimoodi, et siin on küll muidugi see, et kui aasta arvu pealt vaadata, siis see on natuke kole, et kui ta on 68. aasta roolikarp ja teine ka samasugune. Aga kõik see tehnika, mis siin sees on, hammusrattad, latid, need on kõik nii korralikult tehtud, et siin ei ole küll nagu mingit muret. Sai lahti võetud, puhtaks tehtud. Laagrid igaks juks ära vahetatud. Siis sai ta sai lühemaks tehtud. Siis sai latile
otsad freesitud alumiiniumist, pandud siukse kiiluga paika. Siis sai ta pealt siis üle treitud ja tehtud talle siis siuksed kinnituskammitsad, kus saab siis nagu poltidega tõmmatakse kahelt poolt kinni ja siis ta on siin nagu vahele kinni, ütleme, see on soon veel sees ja et ta on nagu väga korralikult ja tugevasti paigas siin, et seda ära ei sõidaks küljest. Siis siin on näha seda kardaani, rooli kardaani. Iseenesest ei ole sellel kardaanil muud. Meil on olnud kunagi ka otse toruga. Samas see raam paindub läbi ja kas seda roolikarpi selle latiga on mõtet murda. Ja teine asi, FIA tahab seda, et siin oleks selline element, mis kokku läheks umbes 5 sentimeetrit. Et kui toimub õnnetus, nagu standardautol, et rooliga vastu nägu ei saaks, siis et oleks siis roolikarbil selline, mitte roolikarbil, et siin roolilati küljes siis selline. Siit on näha, siin on 2 risti ja kui see kompott siin on ise kokku keevitatud ja otsitud siuksed kardaaniristid ja siin on see element, mis edasi tagasi siis liigub. Ehk siis, et ta kuidagi ei pooks siin. See Porsche latt pakkus väikse üllatuse, et ma olen neid latte enne ka näinud, aga müüja oli ju selliseid, millel see on suurem pada küljes siin. Mis on näha siuke ümmargune. Ma saan aru, et mille jaoks siuke asi peab siin olema, et kui tavaliselt on siin roolitigu, siis sain selle kätte, võtsin lahti ja omal ajal on Porsche on ikkagi näinud hullu vaeva. Et siin on tehtud niimoodi, et see, kes ümmargune osa on, seal sees on siuke ümmargune hoidik, mille sisse on siis laagritega pandud siis roolitigu. Ja see saab siin pöörata seal korpuse sees ennast. Ehk siis ta saab võtta kõigepealt siis täpselt sellise suuna, et tal oleks sammas ilusti tervenisti lati vastas. Et on nagu ise seaduv seal. Siis ta saab üles alla ka veel liikuda. Ja siin on niimoodi tehtud, et kui muidu mingil määral ikkagi puuakse ju, kui latti surutakse vastu seda roolitigu, et siis ju mingil määral ta surutakse ka vastu neid otsapukse. Vaat siis sellel on niimoodi, et see keskmine pöörlev korpus, kus tigu sees on, see reguleeritakse vastu latti õige pinguga ja kaugusega. Ja tegelikult latt saab siin liikuda roolikarbis täiesti vabalt siin pukside peal. Et selles mõttes on niisugune kihvt lahendus, et on võetud nagu kõik need, ma ei tea, ühesõnaga ta ei hakka pooma kuskilt poolt, et ta on nagu vaba seal lati sees. Ja see sisu, mis siin on siis seadub ise lati järgi. Väga värk. Mis veel panevad? Siin on vedrustust ka näha, siin on need vedrustuse nookurid, ma arvan, see vedruvärgist me räägime hiljem, et see ei ole praegu nii. See on eraldi teema meil, kogu see vedrustuse teema selle auto puhul. Siin esijuts iseenesest on asju palju ei ole, roolivõimendus võib olla, jah. Et roolivõimendust on, mul on siin kasutatud Opel Corsa C oma. Et neid on tegelikult Opel Corsa B, Suzuki, erinevad Altod ja mis nad on seal, kõik sobivad. Aga see on üks suurem raskem tegelikult, nende seast vähemalt. Ja mulle meeldis see, et siin on need laagrid asjad vähe natukene toekamad, et ta saab neid pauke ikka nii palju, et see Corsa, ütleme, et see Corsa C on neist siis nendest versioonidest nagu toekam natukene. Siin on ots ümber tehtud, pandud siia see kiirlukustusega ots külge, lisaks lisalaagriga selline tugi, et saaks täiesti kompaktselt siia külge panna. Roolivõimendus juhtblokk ja siin on siis üks siuke lisa pette juhtblokk, mis siis imiteerib sellele juhtblokile siis mootoripööret ja kiirussignaali. Ja siis on võimalik potekast keerata kas roolivõimu peale või maha.
no reaalsus on see, et minul on ta kogu aeg põhjas, et kui teda niimoodi koha peal katsuda, siis tundub, et oi kui kerge, et kus sa nii kerge roolivõimetusega sõita üldse saad. kui taga nüüd rajale minna, seal tekivad rööpad ja asjad ja see nelikvedu kah sikutab seal vahepeal, oleneb, kuidas ta sinna rööpasse läheb, et kumb ratas tõmbab, et siis on seda roolivõimu ikka koledal kombel vaja. et see on päris jube, kui ütleme, selle võimuga on juhtunud seda vahetevahel, et kui saad päris kõva paugu vastu rooli, ratast põhimõtteliselt, ratast, siis on mõnikord juhtunud, et roolivõim lükkab ennast välja, vaatab, et on ülekoormus ja lükkab maha. Vaat siis on vaja murda hambad ristis, et siis on raske lõpuni sõita. Aga nii palju on meil tehtud, et meil on siuke reseti nupp talle pandud ka. Et kui see roolivõim tagant ära kaob, et ma saan keset sõitu vajutan nuppu ja see nullib ta korra ära ja loodetavasti siis ta läheb tööle. Senimaani on ta alati tööle läinud, et ta päris otsa pole saanud see roolivõimendus kunagi. Et lihtsalt ülekoormuse pärast on mõni üksik kortis ennast välja lülitanud. Täna selle nelikveduse pagiga mina ilma roolivõimuta sõitmist enam ette ei kujuta, et me kunagi sõitsime, aga ei taha enam, et nii palju parem on sõita selle võimuga, et ei pea hambad rist. Sellel on ka seda, et seda käiguvahetust on nii palju, et siin mõningatel juhtudel on niimoodi, et vasaku käega hoiad rooli ja kiirendad siis esimesest kuni neljandani siis järjest niimoodi, et peaaegu, et kätt vahepeal roolile ei pane, et selle ühe käega sõitu on ka tuleb päris palju taha, et lihtsalt nii palju käiku vahetada. Esiotus, maru lihtne, siin on mingisuguse plekiplaadid, alumiiniumplaadid siin amortide all. Seda meil veel siin veel eelmine kord ei olnud. Et need on just nüüd värskelt tehtud, sellepärast FIA hakkas nõudma, et võtta amort peab olema ikkagi. Amordi ja jalgade vahel peab midagi olema. Mõnes mõttes on ka loogiline, et varvas ka võib vedru vahele minna. Nii täpselt oli paika pandud, et mitu 6 bolti täpselt peab olema. Et ühte plaati peab kinni hoidma 4 6 bolti. Tegin ära ja nüüd ta siis on lihtsalt, nüüd on esiots veel tihedam. Võiks olla nagu lihtne, aga kui siin nüüd vaadata, et see vedrustus ja õõtsad ja kõik, siin tuleb ju ka veovõllid veel külge ja siis läheb siin ikka päris tihedaks, terve see nina on ikka, ütleme, pagi kohta on ta päris tihe, et ega siin mingid torusid väga liigutada enam ei oska. Et sellega on omajagu krutti jamamist, et roolikarp oleks õige koha peal, kiiged käiksid niimoodi üles alla, et kuhugi midagi vastu ei lähe mingis asendis. Käik on kuskil 25 centimeetrit vedrustusel. Poolteljed peaksid jääma mõistliku nurga alla. Need murdmist ei saaks. Ja nii edasi, et siis on päris siuke oma tükk tööd on, et neid asju niimoodi paika saada, et nad üksteisest kõik ära mahuks ja kõik mööda käiks. No nii. Siia lõppu veel üks väike tarkuse tera, mis läks enne meelest ära. Rääkisime siin alguses sellest, et sellel pagil veevad esirattad kiiremini kui tagumised. Et ma arvan, et 99% saavad sellest, miks peaks esirataste kiirem vedamine autot pöörata aitama, natukene valesti aru. Või siis ütleks, et täiesti valesti aru. Et iseenesest see, et esirattad käivad natukene kiiremini, ei suurenda mitte mingit pidi tema siis seda veojõudu, et seda pidi arvata, et nüüd esiratas tõmbab selle võrra rohkem, et ta kiiremini ringi käib, et tegelikult niipidi mõelda ei ole nagu õige. Et kui kurvist välja kiirendada, või siis võiks peaaegu öelda, et võib-olla enamus ajast on see, et rattad ketravad tegelikult päris võib-olla mitukümmend protsenti kiiremini ringi, kui see maapind seal all liigub. Nii et see, kui esirattad käivad seal 2,5% näiteks kiiremini ringi kui tagumised, siis see tegelikult selles mõttes mingisugust vahet ei oma. Aga miks ta aitab siis pöörata?
on see, et tegelikult hoopis tagurpidi tuleb seda mõelda. Et kui nüüd kurvi minna ja kurvi minnes laseme näiteks gaasi maha, siis sellel hetkel, kui esirattad käivad sama kiiresti ringi, kui maapind liigub, selles mõttes, et rattad ei pidurda ega ei kiirenda, ehk siis on omavaheline kiiruste erinevus on 0, siis kui nüüd mõelda, siis samal hetkel, kuna tagumised käivad aeglasemini, siis tagumised lohisevad. Ja see, et tagumised lohisevad ja esimesed ei lohise, vot see on see üks väike hetk, kus see ülevedu mõjub selliselt, nagu pandaks kergelt käsipidurit. Et kuigi pagil nagu käsipidurit ei ole, et ei ole võimalik seda tagumist käigukasti sealt esitihvri küljest lahti saada, selleks, et eraldi pidurdada. Muidu ma peaks pidurdama mootorit koos kastiga ja nii edasi. Siis see kiiruste erinevus annabki seda, et ma saan põhimõtteliselt just nagu käsipidurit panna sellel hetkel, kui ma lähen kiirendamise pealt pööran kurvi ja käiguga pidurdan või piduritega pidurdan, siis veel kord esirattad jõuavad sinnani, et nad enam ei kraabi või õigemini käivad sama kiirusega ilma lohisemata maapinna suhtes, siis tagumine, kuna ta käib aeglasemini, siis need juba pidurdavad ja see pidurdamine mõjubki nagu käsipidur. Ja see on siuke hästi väike hetk käiguga pidurdamise või piduritega pidurdamise juures, kus selline efekt nagu tekib ja täpselt sellel hetkel on võimalik siis auto hästi nagu ära pöörata või kurvi sisse pöörata. Selle juurde käib ka see muidugi, et kui see maha magada või on siis see kurvi pidurdamine nii pikk, et tuleb sinna enne kurvi pööramist pikalt pidurdada niimoodi, et kõik rattad hakkavad lohisema, siis seda efekti enam ei ole ja siis on ka tegelikult see sissepööramine siis mõnikord raske. Või kui teha mingi vale liigutus ja see hetk maha magada, siis ka, et tükib auto siis muutuma väga tugevasti siis alajuhitavaks. Siis mõnikord aitab see, et korra gaasi vajutada ja põhimõtteliselt uuesti seda sama asja teha. See piisab põhimõtteliselt korraks üks törts gaasi ja kui hästi läheb, saab selle efekti uuesti tekitada. Nii palju siis selle üleveo kohta. Seda võib veel öelda, kui juba sellest teemast oli jutt, et on ka selliseid pagisid tegelikult olnud, kus kasutatakse ees vaba jooksu. Et eriti need, mis on tsikli baasil, et nendel on mõnel, sõidetakse niimoodi, et ei ole ühtegi tihvrit, kõik on jäik. Ja mõnel autol on sellised vaba jooksud esitihvrites, et põhimõtteliselt kui gaas maha lasta käiguga pidurdada, et siis hakkab tagumine pidurdab, mootor pidurdab tagumise rattaid. Aga esimestel on siis vaba jooks ja nad siis sedapidi jooksevad, sedapidi ta ei pidurda. Et kiirendamise peal on need jälle järel, aga teisipidi ei pidurda. Sellist lahendust on ka siis kasutatud. Me oleme isegi seda ühel pagiversioonil või ühel meie poolt tehtud pagiversioonil on kasutatud ja proovitud. Et see on ka siis nagu eriversioon, aga enamusel peaks olema ikkagi lähenetud niimoodi, et kasutatakse seda niinimetatud ülevedu ja selle abil siis saadakse sinna kurvi pööramine. Saab ka tegelikult ilma selle üleveota sõita, aga just võib tekkida mingitel hetkedel rajal võib tekkida hetk, kus on auto alajuhitav ja teda on jube raske saada ülejuhitavaks tagasi. Nii, aga selleks korraks siis sellest kõik ja järgmise korrani.